Kõik teavad ju, et kahvlit ei tohi stepslisse lükata, aga kas kõik teavad ka miks? Ei no, ma proovin järele, sa ei pea sisse proovima. Kas sa mäletad seda juhtmeklippi ühest teisest videost? Vaatame seda olukorda uuesti. Meil on johe. Juhtme sees on tugevalt omavahel seotud positiivse laenguga osakesed, aatomituumad, ja nendega mitte nii tugevalt seotud vabalt liikuvad negatiivse laenguga osakesed, elektronid. Siseenergia mõjul nad pidevalt võnguvad ja liiguvad kaootiliselt. Kui ühendada juhtme otstele mingi vooluallikas, näiteks patarei, siis see tekitab pinge. Pinge kirjeldab energiat, mis paneb laetud osakesed suunatult liikuma, tekitab elektrivoolu. Kuna aatomituumad koha pealt ära liikuda ei saa, siis positiivsed osakesed võnguvad oma koha peal edasi. Negatiivselt laetud elektronid proovivad võimalikult kiiresti liikuda, aga positiivsed tuumad takistavad nende liikumist. Mida suurem on pinge, seda rohkem energiat on elektronidel, et kiiresti liikuda. Ehk võiks tekkida suurem voolutugevus. Mida rohkem aga positiivsed tuumad takistavad elektronide liikumist, seda aeglasemalt elektronid suunatult liiguvad. Ja see ongi elektriõpetuse A ja O. Ohmi seadus. Matemaatiliselt on voolutugevus I võrdeliselt seotud pingega U ja pöördvõrdeliselt takistusega R. Mida suurem on pinge, seda suurem on voolutugevus. Mida suurem on aga takistus, seda väiksem on voolutugevus. Takistus näitab selle juhi omadust avaldada laengute liikumisele takistavat mõju. Takistuse ühikuks on ohm. Läheb hästi kokku selle seaduse nimega. Ohmi seadus. Tegelikult ju aiavoolikus kehtib põhimõtteliselt samamoodi ohmi seadus. Pinge kirjeldab seda survet, mis voolikus on. Et kui lahti veekraan keerata. Voolutugevus kirjeldab seda, kui palju tegelikult vett voolikust välja tuleb. See ju sõltub otseselt sellest, kuidas veekraan lahti on. Kui aga voolikut pigistada või keegi veel sellele peale astub või kogemata veel kokku vajutab, siis kraan võib olla nii lahti kui tahes, aga vett tuleb ikkagi väga vähe välja. Järelikult siis on vooliku takistus väga suur. Aga millest võiks sõltuda see, kui palju positiivsed osakesed takistavad elektronide liikumist, ehk kui suur on mingi juhtme takistus? Takistus sõltub üldiselt kahest asjast, materjalist ja kehamõõtmetest. Mõnes aines on väga raske laengutel edasi kanduda, mõnes teises aga hoopiski palju lihtsam. Igas aines on omamoodi konstant, eritakistus, mis kirjeldab just selle materjali mõju voolule. Ja mõõtmed, mõtle ise, millisest torust saaksid kiiresti läbi pugeda, ikka suure diameetriga ja väga lühikesest torust. Aga elektronidega on just samamoodi. Takistav mõju on seda suurem, mida pikem on juht ja seda väiksem, mida jämedam on juht. Vaata neid kahte johet. Kummast on elektronidel lihtsam läbi minna? Matemaatiliselt võiks öelda, et takistus sõltub võrdeliselt juhi pikkusest ja pöördvõrdeliselt juhi ristlõike pindalast. Ja võrdeteguriks ongi eritakistus. Tegelikult sõltub takistus ka juhi temperatuurist. Vaata, kui need positiivsed osakesed kõrgemal temperatuuril rohkem võnguvad, siis mõjutavad ju rohkem ka elektronide liikumist. Aga tegelikult sa ei pea seda veel teadma. Need on reostaadid ehk muudetava takistusega takistid. Siia on keritud mähisesse palju johet, mis on ühenduses selle liuguriga. Selle liuguriga saan valida, kui mitmest juhtmekeerust vool läbi läheb. Kui liugur on ühes servas, siis läheb vool läbi kogu mähisest ja takistus on võimalikult suur. Kui aga liugurit liigutada, siis läheb voolu läbi aina vähematest juhtmekeerdudest ehk juhtme pikkus, kus vool tekib, väheneb ja voolutugevus läheb aina suuremaks. Sellele annab kinnitus ka see lamp, mis hakkab suurema voolutugevuse korral põlema aina eredamalt, kuigi pinget ma vahepeal muutnud ei ole. Ühendan selle juhtmelõigu muudetava pingega vooluallikaga ja hakkan pinget juurde keerama. Graafikult on hästi näha võrdelist seost. Pinge suureneb 2 korda, siis voolutugevus suureneb ka 2 korda. Pinge suureneb veel 2 korda ja voolutugevus suureneb veel 2 korda. Täpselt samamoodi läks voolutugevus liiga suureks ka video alguses, kuna kahvli takistus on väga väike ja võrgupinge päris suur, siis tekib väga ohtlik voolutugevus.
Seda nimetatakse ka lühiseks, ehk siis sellist olukorda, kus väga madala takistuse tõttu tekib ajutiselt väga suur voolutugevus. Ära seda kodus muidu järgi proovi. Ega seda ohtlikkuse juttu sulle siin suusoojaks keegi ei räägi. See kõik tapab. Võtame kokku. Ohmi seadus ütleb, et vooluahela lõiku läbiva elektrivoolu tugevus on võrdeline selle lõigu otste vahelise pingega ja pöördvõrdeline lõigu takistusega. Muutumatu takistuse korral kindla arvkordaja võrra pinget suurendades suureneb voolutugevus sama arvkordaja võrra. Takistus näitab juhi omadust avaldada laengute liikumisele takistavat mõju. Takistuse ühikuks on ohm. Takistus sõltub võrdeliselt juhi pikkusest ja pöördvõrdeliselt juhi ristlõike pindalast. Võrdeteguriks on eritakistus. Küsimus on? Kui ei ole, siis tõmbame juhtme välja.